uuesti tuleb Ruhnu poolt. Kaarel Lauk, seaduvet. Sea tegeled samasuguse mõttetu asjaga nagu meie Manilaidus või Manõjas, et peame kitsesi ning lambu ning tulu on ainult sellest naa palju, et oi. Saaremaal tehakse meid pea lühemaks, paistab küll, jah? Jah. Tervitus Ruhnu rahva poolt. No pea küsimus, kas Eesti Saartekogu peaks julgemalt edekohe minema ja võtsma ikkagi Riigikogu liikmed, eriti saartelt pärit Riigikogu liikmed siis kohvile ning rääkma see lahti, et ettepisikesed saared, nende asustus ning suuremad saared, et nende inimesed saaks ka nauti seda, mitte seadust. Ja mõtled saarte seadust? Jah, Eesti saarte seadusest. Jah, et kui Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu rahvas ja vallad sellega mõttega kaasa tulevad ja sellest mingit eesmärki näevad, siis miks mitte? Ma võiks kommentaariks siia ütelda, et see mees on pärit Eesti kõige esimese tuletorni saare pealt. Tegelikult Saaremaal oli ka ühel ajal need 2 tükki, siis pöstitati, 3 tehti kolka otsa. See oli kuniganna Kristiina ajal, kui viipe tuletornid pandi üles siis randa, sest umbes 20 aastat enne Kristiina seda otsust oli Rootsi laevastik öösel hukkunud Dominetsis ehk siis jooksnud liiva seal Irbenis. Aga mis asja nüüd konkreetselt ruhlased ootavad riigikogulastelt? Riigikogu on siin esindatud. Tiiu Aro istub saalis. Jah, et ega iseenesest, kui riik nagu ladusalt toimib ja siis et ega iseenesest neid regionaalpoliitilisi seadusi ju vaja ei lähekski. See väikesaarte seadus tekkis ka omal ajal tänu sellele, et ju siis olid nagu riigi juhtimises mingid lüngad sees ja seda oli vaja siis seadusega täita. Meil oli tollal hirm selle eest, et need ajaloolised traditsioonid nagu Ruhnus Luhanskapp, et seda ei taastata, et võetakse inimestel, saare elanikel võimalus kaasa rääkida, oma saare saatuse üle otsustada. No seaduses on sees need üldkogod. Kas Ruhnus üldkogu käib kord aastas koos? Ametlikult vist ei käi, aga ütleme, meil on... Seaduse järgi peaks. No kogukond on nii väike, et me nagu nii saame siin ja seal kokku, ja arutatakse ka neid üldisi asju nagu nii. Ja siin-seal siis hääletate neid asju ka veel. Ma tahaks teada, kuidas see toimub, kui te siin-seal kokku. Ei no lihtsalt ma küsin, et üldkogu näeb ette, et valitakse saare vanem ja siis tähtsamates küsimustes hääletatakse. Sellist üldkogu meil koos ei käi, viimased aastad pole kuulda on. Kahju, et see traditsioon läks. Ja teine asi, milles oli hirm, oli see, et kui pisikeste saartel läheb erastamiseks, et siis need õigusjärgsed omanikud võib-olla ei saagi tahaga tulla, sest erastatakse hoopis kellelegi teisele. Ja me teame ka seda, et 30. aastatel, kui saarte maad, pisiksemate saarte maad krunditi, siis tekkisid tõsised probleemid ja lahkhelid kogukondades, kus varem oli saadud nagu kirjutamata seadustega hakkama. Minu tädimees Mustast ütles ka, et sellise prohvetliku lause, et kõige paremini täitvad inimesed kirjutamata seadusi, nagu sinagi ütlesid, eks ole, et see regionaalsed ja kohalikud seadused töötavad siis kõige paremini, kui inimesed kokku lepavad. Tahad sa veel midagi öelda? Meil Ruhnus näiteks selle, kui sa maade kohta viitasid, siis meil on näiteks niimoodi, et need vanad ruhlased, kes maad tagasi said, nende järeltulijad või see vanem põlvkond hakkab eest ära kaduma, juba müüvad oma maid maha ja küllap see on teiste väikesaarte saatus ka, et juba... Aga me jäime hiljaks selle protsessiga. Et ärimehed ostavad juba saart kokku. Aga me jäime hiljaks selle protsessiga, sest Ruhnu maad anti tagasi Rootsis elavatele endistele ruhnlastele alles sellel sajandil. Aga me 10 aastat enne seda tegime, püüdsime seda seadust käivitada ja ei õnnestunud. Aga tervita siis ruhnlasi ning